Jaa, me vaatame üht lahingut teise järel. Euroopal on Venemaa rahanduse üle suurem kontroll, kui arvatakse. Olukord on selline. Mulle ei meeldi sõda. Mulle ei meeldi eriti see, kuidas kaks olulist sõda toimuvad samal ajal, sest kas meile meeldib see või mitte, me näeme maailmasõja kujunemist meie silme ees. Kas me näeme seda, mida hiljem nimetame kolmandaks maailmasõjaks, on meil selgusetu. Ja kuigi on ahvatlev neid omavahel siduda droonide ja droonitõrjesüsteemide kaudu, on tugevamad sidemed siiski palju argisemad. Raha. Näete, siin on huvitav dominoefekt, mis hõlmab Hormuzi väina, USA kaubandussuhteid Indiaga ja lõpuks jõuab tagasi Ukraina lahinguväljadele. Ja ma olen kindel, et olete juba kuulnud, kuidas see on Kremlile rahaline õnnistus raskel ajal. Aga ma olen siin, et arutada, kuidas probleemi juur on peenem, kui esmapilgul paistab, ning uurida ka, millised oleksid õiged vastumeetmed antud olukorras. Nagu mainisin, saab Euroopa enamiku neist probleemidest leevendada. Oige valmis, sest ees ootab tõeline Ameerika mägede sõit. Alustame põhitõdedest. Ameerika Ühendriigid saadavad väed Iraani. Iisrael mõrvab ajatolla. See, mis on jäänud Iraani valitsusest, ütleb, kuulge, meile see eriti ei meeldi, ja sulgeb de facto Hormuzi väina. Pean ütlema de facto, sest Iraan väidab, et väin on avatud kõigile peale Iisraeli ja USA, kuigi ainult umbes 5% Hormuzi väina läbivast naftast läheb USA-sse. Pean samuti ütlema de facto, sest Hexeth väidab, et väin on avatud ja ainus asi, mis seal laevaliiklust takistab, on Iraani tulistamine laevade pihta, mis on keeruline viis öelda, et väin on suletud. 20% maailma naftast on Pärsia lahes kinni, mistõttu nafta hind tõusis. Olen vaid maininud, et Pentagonis oldi hästi teadlikud Hormuzi väina sulgemise võimalusest. Ainult sulgemine iseenesest ei sunniks Ameerika Ühendriike taganema, sest sõja tõenäoliste tulemuste kohta käiva info oluliseks muutmiseks on vaja üllatavat teavet. Kuid Ameerika avalikkuse reaktsioon sulgemisele ja Valge Maja üllatus oma suutmatuse üle tagajärgedega toime tulla võivad sellist mõju avaldada. Vahevalimised on vähem kui 8 kuu pärast ja Trump on ametis, sest eelmine administratsioon ei suutnud lahendada tavainimeste elukalliduse probleeme. Seetõttu on administratsioon hakanud otsima igasuguseid lahendusi kõrgetele kütusehindadele. Mida lihtsam, seda parem. Seetõttu arutatakse kütuseaktsiisi peatamist ja nafta vabastamist USA strateegilistest reservidest. Kõige mõjukam samm seas olevale maailmale on täidesaatev otsus, mis pool aastat tagasi meedias tundus vaid kõrvalmärkusena. See puudutab Indiat, mis vähemalt viimati vaadates ei ole praegu sõjas. Samas on Pakistan aktiivselt sõjas Afganistaniga, nii et kes teab. Augustus kehtestas USA Indiale sekundaarsed sanktsioonid Vene nafta importimise eest. Jah, see, mis kunagi oli abstraktne idee, mida ma õpetasin tudengitele justkui ainult akadeemilistel eesmärkidel, muutus nüüd tõeliselt mõjukaks poliitikaks. Heisesed sanktsioonid säilitavad surve peamisele vastasele, karistades kaudselt seotud isikuid. See võib tunduda veider. Las ma toon sulle näite. Venemaa ründab Ukrainat. Lääs pole rahul ja kehtestab Venemaale sanktsioonid, mis tähendavad peamiselt Vene kaupade embargot. Nõudluse ja pakkumise põhitõed ütleb meile, et kui Vene eksport, näiteks energiatooted, ei leia enam nii palju nõudlust, siis hind langeb seni, kuni kaup leiab endal ostja. Sanktsiooni mõju ei ole kauba tavaväärtus. See on hinnavahe Vene tootjate varasema ja varuostjat otsides teenitava tulu vahel. Sõltuvalt ajaperioodist jääb see hinnavahe tavaliselt $3 ja $10 vahele naftabarreli kohta. Selle võitja on uus importija. India saab sisuliselt selle allahindluse endale. Kui sanktsioone kehtestavad osapooled tahavad olla nutikad ja teha natuke rohkem, siis nad saavad seda teha. Aga nad peavad kehtestama teiseseid sanktsioone. Kui India ostab odavat naftat,
puutuvad tema eksportijad kokku lääne embargo piirangutega. Kui teised sanktsioonid on tõhusad, takistavad need India ostu. Kui Vene naftal pole enam ostjaid, kannab Venemaa kogu kahju. Seda proovis Trumpi administratsioon juba augustis, ähvardades 50% tariifiga, kui India jätkab ostmist Venemaalt. Tollal kohtas see teiseste sanktsioonide poliitika avalikku põlgust. Ma arvan, et Trump ähvardas tol ajal kõigile tollimakse kehtestada või midagi sellist. Ja võib-olla olid sellega seotud ka takod. Ma ei tea, raske meenutada, mis toimus, kui see näib nagu geopoliitiline kümnend tagasi. Siiski oli teisestel sanktsioonidel kongressis tohutu kaheparteiline toetus. Kui lisati mõned kaubanduslikud järeleandmised Valgest Majast, toimis poliitika. India nafta import Venemaalt vähenes. Nii oli enne Iraani sõda. Nafta hinnad tõusid järsult ja Trumpi administratsioon kehtestas 30-päevase moratooriumi teisestele sanktsioonidele. Loogika on siin lihtne. Kui see nafta turule naaseb, suureneb pakkumine ja maailmaturu hinnad langevad. Ameerika tarbijad kogevad leevendust, kuid see vähendab ka rahvusvahelist vastureaktsiooni kõrgetele energiahindadele. Nüüd on sellel siiski mõned tõsised piirangud, mida see suudab teha. Ma kirjeldaksin seda parimal juhul kui plaastrit, mis vabastab umbes 5 või 6 päeva jagu transiiti läbi väina. See pole küll päris tühine, aga tegelikult pole häid lahendusi peale selle, et väin mingil moel uuesti avada. Trumpi administratsioon täitis, et poliitika ei mõjuta Venemaa ekspordihindu, kuna suur osa Vene toornaftast seisab tankerites avamerel ilma sihtkohata. Kremli jaoks on raha juba saadud, seega pole kahju ega probleemi. Moratoorium kehtib vaid juba tankeritesse laaditud naftale, mitte tulevastele vedudele, mida Venemaa võib selle 30 päeva jooksul kavandada. Majanduslikud mõjud ei ole nii lihtsad. Kindlasti mõjutab see poliitika arusaamu sellest, kui palju järgmine lahkuv tanker võib teenida, nii et see suurendab tõepoolest Venemaa tulusid. Kõik see eeldab, et teiseste sanktsioonide moratoorium lõpeb 30 päeva pärast ja Trumpi administratsioon ei kehtesta uut pausi vahepeal laaditud nafta jaoks. Kedagi üllatamata polnud Euroopa selle poliitika üle rahul. Mears, kes muidu toetab Trumpi tegevust Iraanis, ütles: meie arvates on vale sanktsioone leevendada. Kahjuks ei näita Venemaa endiselt mingit valmisolekut läbirääkimisteks. Seetõttu peame veelgi enam survestama Moskvat. Starmeri pressiesindaja ütles: see on ilmselgelt USA otsus, kuid meie seisukoht on selge. Meie eesmärk on Venemaale jätkuvalt maksimaalset majanduslikku survet avaldada, et saavutada õiglane ja püsiv rahu Ukrainas. Macron oli konkreetsem. Iraani sõja tagajärjed ei õigusta mingil moel sanktsioonide tühistamist. Euroopa Ülemkogu president Antonio Costa ütles: USA ühepoolne otsus tühistada sanktsioonid Venemaa naftaekspordile on murettekitav, kuna see mõjutab Euroopa julgeolekut. Majandusliku surve suurendamine Venemaale on otsustava tähtsusega, et ta nõustuks tõsiste läbirääkimistega õiglase ja püsiva rahu nimel. Kõik toetavad õiglast ja püsivat rahu. Soovin märkida, et viimase 15 kuu jooksul on Euroopa suurendanud annetusi Ukrainale, samas kui Ameerika Ühendriigid on lõpetanud otsese rahalise abi, kuid jätkavad luuretoega ja eelistavad Euroopa relvaoste Ukrainale. Arvestades neid kommentaare, kuidas hindad Euroopa seisukohta teiseste sanktsioonide suhtes? Ma kahtlustan, et kui sa meenutad 6 kuu tagust aega, ja ma tean, et sellistel aegadel on seda palju paluda, siis sa ehk mäletad vastust. Trump oli avalikult kaalunud sarnaste teiseste sanktsioonide kehtestamist Hiinale, kuid andis mõista, et teeb seda ainult siis, kui ka Euroopa seda teeb. Euroopa keeldus nii sellest kui ka India vastastest teisestest sanktsioonidest. Seega, viidates Costa kommentaaridele, oli see muidugi ühepoolne otsus. Euroopa ei rakendanud kunagi ulatuslikke teiseseid sanktsioone. Olgu selge, Euroopa Liit ja Ühendkuningriik ei vabasta India ettevõtteid siin täielikult vastutusest. Importijatel võib olla keelatud kasutada Euroopa finantsteenuseid. Imporditud Vene naftas valmistatud toodete eksport Euroopasse võib olla keelatud.
See kindlasti heidutab mõningaid ettevõtteid Venemaaga koostööd tegemast, eriti suuremaid rahvusvahelisi kontserne. Aga seni, kuni see on seaduslik, leidub alati mõni ettevõtja, kes on valmis loobuma äritegemisest läänega, et Venemaalt palju raha teenida. See ei ole maksimaalse survekampaania, nagu ütles Starmeri pressiesindaja. Kasumi teenimise motiivi mahasurumiseks peab India end ise kontrollima. Euroopa ei ole kunagi sellist tüüpi seadusandlust välja töötanud. Kogu varasem kriitika Trumpi suhtes tulenes sellest, et ta tühistas 30 päevaks poliitika, mida Euroopa ise ei rakenda. Macron ja Merz ei juhi otseselt kaubanduspoliitikat, sest seda teeb Euroopa Liit. On ka teisigi, kes on palju suuremad takistused, isegi kui keegi neist võib peagi töö kaotada. Kuid ei lahenda Euroopa initsiatiivi puudumist siin. Ma ei taha seda teemat üle rõhutada, kuna see kanal otsib konstruktiivseid lahendusi. Kui küsimused on teile olulised, pöörduge oma esindajate poole, sest ligikaudse arvutuse järgi suudab Euroopa India-Vene nafta importi iseseisvalt peatada. Teame, et Ameerika Ühendriigid suutsid üksi Indiat selliselt käituma sundida. India ekspordib USA-se $88 miljardit aastas. Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi eksport kokku on 89 miljardit. Neil kahel on siiski mõningaid erinevusi. Pealtnäha piisab sellisest ähvardusest, et Euroopa saaks panna India tavaliselt alluma. India suhtes kehtestatavate teiseste sanktsioonide küsimus on vaid osa laiemast naftapildist. Venemaa on kindlasti Iraani sõja suur lühiajaline kasusaaja. Hiljuti maksis nafta barrell umbes $65. Sellel tasemel ei suudaks Venemaa föderaalne eelarve säilitada seda pingutustaset, mida Kreml soovib Ukrainas rakendada. Aastate pikkuse kavandamise ja kuluka, kuid territoriaalselt eduka pealetungi järel ilmusid mõrad. Isegi Iraani sõja alguse ja nafta hinna tõusu ajal kaotas Venemaa nädalaga umbes 78 ruutkilomeetrit territooriumi. Venemaa edusammude jada näis pöörduvad, ehkki vaid lühikeseks ajaks. Ukraina suurimad edusammud on Zaporizhia rindel ja Donetski kirdeosas. Siin arutletakse palju selle üle, mis tegelikult toimub. Peamine vahetu põhjus on Venemaa poolt kasutatavate Starlinki terminaalide sulgemine. See halvendas Venemaa juhtimist ja andis Ukrainale uusi ründevõimalusi. Ukraina sõduri kasutasid võimalust. Kreml püüab piirata Telegrami kasutamist, millele rindesõdurid tuginevad. See tõstatab kohe küsimuse, kuidas globaalseid ambitsioone omav regionaalne suurriik jõuab selleni, et tema sõjavägi peab suhtlemiseks tuginema erarakendusele. See on tekitanud kuulujutte, et Kreml muretseb üha enam tsiviilvastupanu pärast Moskvas ja võtab kasutusele ennetavaid meetmeid. Sel aastaajal räägitakse alati ilmast. Talvised sulad ja kevadvihmad takistavad liikumist. Aga see pole ilmselgelt kogu tõde, sest see viitaks pigem Vene edusammude vähenemisele, mitte jõudude vahekorra pöördumisele Ukraina kasuks. Seda mõtet arendades võib ilm mõnel rindelõigul Vene edasitungi peatada, takistades vastastikuseid edusamme tasakaalustumast. Ukraina väidab, et viimasel ajal on nad kõrvaldanud Vene sõdureid kiiremini, kui Kreml suudab uusi värvata. Kui see on tõsi, ei selgita see siiski hästi, miks Ukraina on territooriumi võitnud. Venemaa pealetung on ebaefektiivne süsteem, mis muudab liha ja verd territoriaalseteks võitudeks. Venemaa vähene elavjõukaotus ei peaks Ukrainale eelist andma. See peaks sundima Venemaad vähendama oma pealetungi ootusi ja püüdma rindejoont külmutada keerulisemates piirkondades. Siin toimub midagi muud. Sidepidamise süsteemide sulgemine võib Vene vägedes segadust tekitada ja Ukraina edusammud võivad lähinädalatel vaibuda, kui Vene sõdurid harjuvad alternatiivsete süsteemidega. Võib-olla on midagi struktuursamat selles, et Ukraina on tuvastanud Venemaa strateegilise haavatavuse. Peame ootama. Küll aga saan kindlalt öelda, et ükskõik mis Ukraina pealetungi või vasturünnakute taga
aitab sellele kaasa Vene sõdurite väiksem arv rindel. See viib meid tagasi Iraani sõjast tingitud nafta küsimuseni. Pea meeles, Venemaa värbab sõdureid pakkudes konkurentsivõimelist palka. Need palgad sõltuvad valitsuse võimest neid maksta, mis omakorda sõltub võimest taluda veel ühe töötaja lahkumist tootvast tsiviilmajandusest. Nafta hindade varasem langus surus Venemaa majandust tugevalt. Nafta hindade šokk on Kremlile päästerangas. See kestab seni, kuni Hormuzi väin on kriisis. Kui töötaksin Kremlis, tunneksin end hästi, kuid samas ka ebamugavalt. Ma peaksin olema kannatlik. Värbamine võtab aega, enne kui see rindele jõuab. Teisiti öeldes, on vägagi võimalik, et Ukraina saab märtsi näitajates hästi hakkama, kuid me ei tohiks sellest järeldada, et Ukraina võib nafta olukorda eirata. Euroopal on võime kahjusid leevendada. Euroopal on alati olnud võime kahjusid leevendada. Venemaal on vaja naftatankereid, et toimetada naftat turgudele, mis on endiselt valmis seda ostma. Venemaaga seotud laevad seisavad silmitsi probleemiga. Nad peavad läbima Euroopa kontrollitavaid piirkondi. Euroopa kõhkles aastaid oma sanktsioonide ja mereseaduste jõustamises. See on muutunud, kuid Euroopa tegevus on endiselt ebaühtlane. Tundub, et Ukraina on teinud sama palju või rohkemgi, saates droone Vahemerre, et tabada Vene laevu teel Suessi kanalisse. Olulisem mõte siin on see, et maailma nafta hind ei oma tähtsust, kui Venemaa ei suuda seda naftat kuhugi transportida. Kreml toitub valdavalt varilaevastiku tankeritele. Tankerit peadamine muudab Iraanis toimuva ebaoluliseks. Need leevendavad sammud nõuavad, et Euroopa lepiks Venemaa eskaleeruva reaktsiooniga. Kes ei riski, see ei võida. Kreml on vähe reageerinud Euroopa vähestele konfiskeerimistele. Seega ei pruugi selle intensiivistamine tingimata põhjustada kriisi kogu Euroopas. Videod ei pruugi lõppeda sellega, et räägin neist kahest suurepärasest sõjaraamatust. Algne sõda. Aga ma kipun sinna kalduma alati, kui me räägime Ukrainast. Vaata video kirjeldust lisateabe saamiseks. Kui sulle video meeldis, pane like, jaga ja telli kanal. Kohtume järgmisel korral. Olge tublid!